Aivar Halleri tsitaat valu kui aistingu ja kannatamise kui valiku kohta kutsub meid sügavamale inimliku kogemuse keerdkäikude mõistmisele ning julgustab introspektsioonile. See julgustab meid endalt küsima, kuidas me tuleme toime väljakutsete ja raskustega. Valu, olgu see siis füüsiline või emotsionaalne, on aisting, mis peegeldab meie keha või meelte seisundit. See toimib signaalina, juhtides meie tähelepanu probleemidele või raskustele, mis vajavad meie reageerimist. Valu on inimliku eksistentsi lahutamatu osa, sundides meid elu erinevate ebamugavuste, ängi või hädade kaudu kasvama ja arenema. Ent Halleri väite tuum peitub valu ja kannatuse vahelise erinevuse mõistmises. Kuigi valu võib olla vältimatu, kujutatakse kannatust subjektiivse vastusena, mõjutatuna meie tajudest, suhtumistest ja valikutest. See viitab sellele, et hoolimata valust omame me võimet valida, kuidas me sellele reageerime ja kuidas me sellesse suhtume, kujundades seeläbi ise oma kannatusi. Kannatuse valimine vastusena valule tähendab enda ohvriks pidamise narratiivi omaks võtmist, kus inimene tunneb end jõuetuna või välise olukorra meelevallas. See hõlmab valu lubamist mõjutama meie emotsionaalset seisundit ja eluvaadet, luues abituse ja meeleheite tunde. Vastupidiselt seisneb kannatusest hoidumine teadlikus otsuses valule vastu astuda vastupidavuse, julguse ja aktsepteerimisega. See hõlmab valu eksisteerimise tunnistamist ilma seda määratlemata või oma sisemist maastikku kontrollimata. Lisaks laieneb Halleri perspektiiv individuaalsest tasandist kaugemale, hõlmates meie suhtlust teistega. Kannatuse tunnustamine valikuna sunnib meid võtma empaatia ja kaastunde seisukoha nende suhtes, kes läbivad raskusi. See rõhutab toetuse ja mõistmise laiendamise olulisust, et leevendada teiste kantava kannatuse koormat, luues ühenduse ja solidaarsuse meie kogukondades. Siiski on oluline tunnistada kannatuse kui valiku mõiste keerukust. Süsteemsete ebavõrdsuste, trauma ja vaimse tervise seisunditega seotud tegurid võivad oluliselt mõjutada inimese võimet oma kannatuste üle otsustada. Lisaks kujundavad kultuurilised, ühiskondlikud ja perekondlikud mõjud meie valu ja kannatuste tajusid, muutes valikuprotsessi keerulisemaks. Kokkuvõttes kutsuvad Aivar Halleri mõtted valu ja kannatuste üle meid mõtlema vastupidavuse ja kannatlikkuse vahelist vastastikust mõju inimlikus kogemuses. Need innustavad meid kujundama mõtteviisi, mis võimaldab meil elu väljakutsetega graatsiliselt ja julgelt toime tulla, tunnistades meie võimet kujundada oma reaktsioone valule ja kannatustele. Lõppkokkuvõttes kutsuvad need meid omaks võtma kasvu vastupidavuse ja kaastunde narratiivi, süvendades seeläbi arusaamist iseendast ja meie vastastikusest seotusest teineteisega. Aitäh ja peatse kuulmiseni!